Hei, tervitus! Minu nimi Maarjo Karro ja olen kinnisvaramaakler ning seekord olen jõudnud Põltsamaa külje alla Pisisaare külla, kus on müügis üks väga super kena kinnistu, nii et kõik maakodude otsijad kõrvad kikki ja lähme ühele põhjalikule kinnisvara videotuurile, et kõigepealt teeme siit hoovist ja kinnistu ümbert ühe tutvustava videotuuri ja siis lähme ka tuppa sisetuurile edasi. Nii et lähme siis algusesse. Ja olen jõudnud siis Sepa kinnistu sissesõidutee juurde ja sealt on siis juurdepääs ilusti ja siit läheb maja juurde ja kinnistu piir hakkab ilusti siit ja kokku siis on Sepa kinnistu suurus circa 1,6 hektarit. Siia jääb siis suur ruumikas elumaja, 180 ruutu netopinda circa, väike kõrvalhoone, ilus suur hooldatud aed ja aiast kindlasti räägime selle video jooksul veelgi, nii et liigume siit siis vaikselt edasi. Jõudsin nüüd siis siia maja juurde sisse hoovi jõudva mineva tee juurde ja siin maja vastas on selline väike kõrgendik ja üks paarkümmend meetrit kinnisturiba, mis samuti jääb selle Sepa kinnistu koosseisu. Ja siin on märkad erinevaid küll okaspuid, küll lehtpuid. Nii et kui sa oled selline taimede ja puude huviline, siis see kinnistu on kindlasti sulle põnev avastada ja kindlasti huvitav. Siin on Jaanitule lõkkeplats, Pokudemaa ja nüüd oleme jõudnud siia metsaserva, kus siis ojakene on siis kinnistu piiriks ja kõik see metsaala, mida sa siin näed, on selle kinnistu koosseisus ja müüja sõnul said nad siin üle-eelmine aasta, praktiliselt terve aasta talvepuuvaru ainuüksi maha kukkunud, kuivanud, murdunud puudelt, nii et vähemalt saunapuud on sul siin kindlasti olemas. Okei, aga nüüd liigume tagasi maja juurde ja mida sa kindlasti juba ootad, nii et lähme uurime seda hooneid ja majasid lähemalt. Nagu sa näed, siis elumajal on värskelt vahetatud uus katus ja elumaja siis koosneb eluruumide osast ja siis sellest maakivi osast, kus siis on selline abiruum, saab muruniidukeid hoida, murutraktoreid, tööruumid ja siia paremat kätt siis jääb kõrvalhoone ja selline, ütleme siis aiaosa. Väga mõnus sisehoov, selline tuulevaikne ja õunapuid on siin rohkelt, marjapõõsaid, tarbeaed, kasvuhoone loomulikult. Ja siis ka äge selline suvemaja. Et siin on laud ja mõnus siin suvel sõpradega aega veeta, nii et väike kööginurgake ka ja tule ja naudi ainult. Ilusad suured aknad ja siin on veel majapidamisruum
ruum ja seal on veel puukuur, igavene suur ja võimas. Ja vaatame siis, teeme siit tiiru siis aiale peale ja liigume siis teist poolt maja tagasi maja ette. Ja lähme nüüd siis ka sisetuurile. Ja nüüd oleme siis jõudnud majja sisse, olen siin maja keskel esikus ja maja üldpind kokku on 180 ruutmeetrit ja sisuliselt on siin majas nagu 2 tiiba, et siin sinu poolt vaadatuna siis vasakut kätt on siis eluruumid, mis praegu on aktiivses kasutuses ja siis sealpool on saunaruumid, majapidamisruumid ja veel igasugused huvitavad ruumid. Sest tube ja ruume on siin küll ja küll, nii et hakkame otsast peale ja muidugi minu eriline lemmik on siin see sauna eesruum, mis on minu kõigi aegade top 3-s kindlasti oma retro stiilipuhtuse poolest, nii et käime eluruumid läbi ja lähme sauna. See on siis elutuba. Siin ma tahan ära märkida see lahju, see on ahja moodulahi ja uus ahi siia majja ehitatud, nii et toimetab siin ülihästi ja omanik on super rahul. Ja muidugi siis ka veel pliidi soojamüür on siin lisaks küttelahenduseks. Ja siit siis sellise suurema ava kaudu pääseb siis veel ühte ruumi edasi. Originaalis on siin muidugi plaani peal kirjas töötuba ja see, kus me tulime, oli söögituba. Ja need aknad avanevad siis siia maja tahapoole. Siin on siis sahvriruum ja sahvriruumist pääseb ka alla keldrisse, nii et täismõõdus kõrge korralik kelder on ka olemas. Aga kuna sahver ise on juba nii ruumikas, siis praegu omanikud ei olegi seda üldse kasutanud aktiivselt, nii et aga varianti on, et kui tahad 10 kotti kartulit keldrisse panna, siis kõik variandid selleks on olemas. Ja sealt tulime siis sisse, liikusime elutoa poole ja sealt siis liikusime siia kööki ja nüüd siit trepist üles lähme siis vaatame ülemise korruse tube ka. Ja üleval siin tiivas on siis selline töötoa, ütleme töönurgake ja magamistuba jääb siis siia siukse väikse nurga taha. Piisavalt ruumi, suur voodi mahub ära. Ja siin on ruumi veel kapipinna jaoks. Aga kõige super koht siin on ikkagi jälle rõdule mineku võimalus.
suvel kindlasti üks lemmikumaid paiku. Nii oleme siis siin sauna eesruumis ja siin on näha mitmeid huvitavaid ajastutruusid, detaile, mis minu pilku haarasid. Esimesena muidugi kõik tunnevad ära selle mõnusa puidust seina, aga siin ei ole see puit liiga tume, nii et sobitub minu arvates siia ruumi ideaalselt. Aga kõik need detailid kindlasti selle maja arhitekt ja sisekujundaja on omal ajal malli saanud, ma arvan küll välismeediast kusagilt arhitektuurilt snitte saanud. Näiteks selline suur kaminasims võimas palk siin peal on minu arvates meenutab sellist Ameerika stiili ja selline suur avatud koldega kamin on ikka üli luksuslik ja äge ja nii et testime ära, kas saunalava vastab euronõuetele. Ja täiesti vastab, sest kes siis ei tea veel, et siis euronõuded on sellised, et saunalavale peab mahtuma pikali asendisse vabalt. Nii et siin on kõik need nõuded täidetud. Ja enamgi veel euronõuded kindlasti näevad ette, et saunas peab olema selline spetsiaalne luuk, mille kaudu siis saab tellida näiteks jahutavat jooki. Selline luuk peab olema uutes saunades alates 2023. aastast kõikides saunades olemas. Ja siin taga on ka veel üks luuk, et siit saab värsket hapnikku peale lasta. Nii et sellega on siin saunas kõik super hästi. Termomeeter on olemas, hetkel 18 kraadi sooja, nii et natukene tuleb veel kütta. Siin sauna ahju kütmisega on siis ka, saab tähendab sooja vett. Boiler on siin ilusti ära peidetud. Ja pesumasina panemise võimalus on siia seina või sinna seina. Ja veel siin mõned huvitavad detailid seina sisse tehtud. Sellised... Või teagi, kui sa tead, kuidas sükest nimetada, siis praegu mul on keele peal, aga ei tule kohe meeldegi. Ja siin olemegi nüüd tagasi siis, kust majatuuri alustasime ja näitamata jäi veel eelmine kord see tualetiruum. Ja siin on ka pliidi kütmisel kahesüsteemne boiler. Nii et nüüd oleme siis majale ringi peale saanud ja tagasi siin ilusal, mõnusal päikeselisel terrassil ja
ma arvan, et kui sul see kinnistu huvi pakub, siis kindlasti tekkis sul hulgim küsimusi, nii et anna mulle aga teada. Kui sul mingeid küsimusi on või soovid sa siia koha peale vaatama tulla, siis kirjuta mulle maarjo@maarjokarro.ee või helista 56886800 ja vaata siis ka kindlasti seda droonivideot siit nurgast ja vaata ka kindlasti seda videot siit, nii et jälgi mind siis ka sotsiaalmeedias, YouTube'is, TikTok'is, Instagramis, Facebook'is ja minu kodulehel www.maarjokarro.ee. Kohtume uutel kinnistutel. Tšau!